Meie siis, nagu lubasime, tegime ehitusalaste nõuannete veebi, kus siis saab kätte tüüpeelarved ja peamiselt meelespäev nimekirjad. Ja nagu ka reedel lubatud, me exitime järgmine nädal. Osta ees on oksjon juba üleval. Kui ma pool tundi tagasi vaatasin, siis hind oli praegu 3 krooni. Ehk siis meie mõte tegelikult on see, et selle asemel teha ainult 2 päevaga valmis teenus, me nimelt läbime terve ettevõtte elutsükli 7 päevaga. Tegime valmis teenuse, teeme turunduse ja väljume ka. Nüüd teenuse juurde. Inimene tuleb veebilehele, valib sealt ruumi, mida ta tahab renoveerima hakata, näiteks elutoa. Siin näeb ta ehitusjärelevalve inimeste poolt tehtud nimekirja põhitegevustest, mis ühe elutoa renoveerimisel ta peab tegema. Kõik detaili tasandil, mitu värvikihti, kuidas seal põrandaga tegeleda ja nii edasi. Ja siin all on näha tüüpilised vead elutoa ehitamisel. Tüüpilised vead näiteks, et unustad parketi maha, aga ei jäta seda 1 sentimeetrist paisumisvahet sinna ja siis pärast kõik on kummis sul. Asja, mille peale inimene ise tehes või siis odavat ehitajat kasutades ei mõtle. Teine funktsioon meil on tüüpeelarved. Võtame sealt näiteks garaaži. Ja sisuliselt see on eeltäidetud ka, inimene määrab oma pindalad ja saab enam-vähem teada, mis mahus see kulu tal tuleb. Võib ka alla laadida Excelis endale. See on ainulaadne ja täiesti elementaarne teenus tegelikult, mida ei ole olemas Eestis. Praegu oleme teinud tugevat turundust. Meie turundussõnumid on keskendunud meie kiirele exitile, sest me teame, et ehitus ei ole liiga seksikas valdkond, küll aga meie kiire exit. Meil on praegu Postimehes üleval juba uudis. Vaadake pärast E24. Ja teine meie üks sõnumid näiteks on see, et kõikide registreerinud kasutajate vahel loosime välja 10% müügihinnast. Oksjon lõpeb reedel kell 3. Nii. Ja loomulikult on sama meie turunduskampaaniast ka see asi ära võita. Ja meie eesmärk on tegelikult, kui me võidame näidata, et ei ole ainult mitte võimalik teha 2 päevaga ettevõtted, vaid on võimalik teha terve elutsükkel läbi. Pluss tegelikult me tahame näidata, et ettevõtjad, noored ettevõtjad peaksid arvestama, et ettevõtluse naturaalne ja normaalne osa on exit. Siin ma kuulsin niisugused asju, nagu et me oleme enesekasvu püüdlikud ja see on täiesti jabur. Ettevõtluse osa on exit. Kui te sellele kohe ei mõtle, siis te olete juba tegelikult algusest peale seda asja valesti teinud. Nii, ja nüüd on küsimuste aeg. Te väidate, et teil ei ole konkurente või? Näiteks e-ehitus.ee. Ei, no me ei ürita võistelda tohutute foorumitega, mis pritsivad kasutajate infoga. Meil on väga konkreetsed 30-punktilised nimekirjad igale toale. Teil ei ole rohkem vaja teada. Ma saan aru, et tuleb osta eest, aga lihtsalt väike kriitika veel, et mis tunne mul tekkis, et kuna te tahate ruttu exitit teha, siis ma nagu päris ei usu, et kas teie toode on ka piisavalt hea. Aga vaadake, toodet võib lõpmatusena arendada, kuskil on vaja tõmmata piir, kõik me teame neid tohutud arendusprojekte, mis kuidagi jätkuvad. See on kõik väga lõbus. Meil on olemas põhifunktsioon, mis vastab kasutaja põhiprobleemile. Ta ei taha teha ehitades vigu. Väga lihtne. Ja tegelikult, kui ma räägin sellest 7-päevasest ettevõtte näidis elutsüklist, siis uue majandusettevõtte ei jõuagi kunagi käibeni. Nad müüakse ennem maha, nad saavad ennem investeeringud sisse, see ongi see tsükkel, mille me läbi teeme. Me oleme ära saatnud juba otsepakkumised ehituspoodidele, raudakeskodele ja asjadele, me oleme juba interneti ärimeestele saatnud ära otsepakkumised. See, mis sellest reedel edasi saab, sinna võib tulla ehituspood, sinna võib tulla mis iganes, et kuna me võidame selle võistluse siis ära, me saame tohutult meediat ja siis tegelikult väärtus on see bränd, väärtus on see põhifunktsioon. Ma küsin huvitav, kas Allan selle pakkumise sai või? Pakkumist ei saanud, ma tassin juba enda 5 kroonini osta.ee-st.